olukord tehti poliitiliseks, need, kes aidata proovisid, suuremad, rikkamad Hollywoodi näitlejad ja siis ka Gandhi perekond, Mahatma Gandhi perekond. Nendel siis antud praegune valitsus, hindumeelne valitsus proovis teha kõigest poliitika, proovis pöörata, absoluutselt ei teinud ise mitte midagi, ainult rääkis, aga kui suured bussid saadeti inimesi tee pealt korjama, kes surid järjest tee peal, sest nad otsustasid, et mida me siin külas sureme, et meil ei ole raha, me elame väga halbades tingimustes ja meie perekonnad on haiged, võib-olla ootavad meid ja nad hakkasid neid 100 kilomeetreid jalgsi läbima. Ja osad isegi peredega ja tohutu hulk inimesi suri. Siin olid uudised, et ühed jäid näiteks rongid ei liikunud ju, läksid rongiliibrite peal, magasid ja rong sõitis üle neist. Et hästi palju oli surnuid just nimelt töölisklassi hulgas. Kes olid endiselt õnnelikult, olid rikkurid, sellepärast, et vaikselt hakati kinnisvara müüma ja nemad said siis seda osta soodsama hinnaga. Ja siis politsei muidugi väga palju tegi ühtepidi nalja inimestega, mõnitas neid mõnusalt. Näiteks, kui sa läksid paigiga ja sa ei tohtinud minna, siis nad esimene asi, nad pidasid su kinni, võtsid ruttu sult võtme ära sealt paigilt. Ja siis, kui sul ei olnud ette näidata, et sa tõesti asja pärast oled väljas ja kui sa ei maksnud neile altkäemaksu, siis anti neile bambusemassaaži nendele sõitjatele, mis tähendab siis, et peksti bambuskepiga. Et ei ole lubatud ju väljas olla ja politseil on õigus seaduse rikkujat siis igal moel karistada. Ja siis nad tegid igasuguseid selliseid trikke ka, et nad panid inimesed tegema kükke ja seisma, kükitama nii-öelda kuke asendis, mida koolis tehti, kui oli paha poiss või paha tüdruk ja saadeti sind ukse taha või teiste ees pidid tegema mingit sellist kükki, mida on väga raske teha. Ja siis pandi täiskasvanud inimesed neid kükke tegema, et leiti igasuguseid viise, et jumala pärast inimesed seisaksid kodus. Ja vanemate inimeste... Jaa. Jaa, ma natuke küsin võib-olla natuke laiemalt võib-olla selle olukorra kohta, mis praegu on. Et nii palju, kui sa, ma ei tea, kohalikku meediat võib-olla oled jälginud, et India on lihtsalt väga suur riik ja ei saa rääkida ühest piirkonnast kui Indiast, eks ju. Aga mis olukord praegu koroonaviirusega on? Et kui paljud inimesed ikkagi on haiglas? Kas haiglates on ülekoormus nagu siin Euroopas? Palju sellest üldse teada on? Ja vaata, nüüd ma tulen näiteks kohasse jälle tagasi, sellepärast, et just eile, eks ole, oli postitus selle kohta, et üks naine ei saanud haigla kohta, kuna ta ei ole kohalane ja ta sünnitas meditsiinikolledžis oma beebi ja istus seal ukse taga koos oma kottide ja asjadega, haiglasse ta sisse ei võetud, seepärast, et sa ei ole kohalane ja meil on haiglakohad on kõik kinni. Et loomulikult haiglad on punnis ja koroonaks nimetatakse kõiki haiguseid, olgu sul põiepõletik või mis iganes, et ma seda statistikat ei usu ja ei jälgi, see on olemas kõik internetis, sa võid pärast vaadata. Need numbrid on päris kolossaalsed, samas jälle võrreldes Eestiga kindlasti mastaabi mõistes väga väikesed, aga vahepeal oli väga-väga rahulik. Ütleme siin niimoodi kuu aega tagasi oli veel väga-väga rahulik, ja üle siis India, kuna Indiast ei saanud välja reisida enam tavamoodi ja Indiasse ei saa sisse reisida, India pani ju piirid kinni, siis mis juhtus oli see, et indialased tahavad ju ka puhata, nad on väsinud kodus olemisest ja mis on Goa? Goa on ju puhkusparadiis nendele. Siin on ju 3D. Ja ütleme siis niimoodi, et disko, drugs, ehk siis narkootikumid ja naised. Et Goa on siis puhkuse paradis, kuhu tullakse siis puhkama ja Goa oli paksult täis India turiste. Ja siin olid ka inimesed väga õnnelikud selle üle, muidugi ärimehed. Aga ühel hetkel jälle nüüd kuu aega tagasi umbes hakkasid koroonanumbrid tõusma üle terve riigi, mistõttu siis järjest pandi kinni ja piirkondasi.
nüüd Rajasthan läks kinni, eks ole, liikumiskeelud, kõik nii nagu varem, et sa tohid ainult käia apteegis, apteek tohib lahti olla, nüüd mõned söögipoed tohivad lahti olla ja piiratud kellaaegadel tohid välja minna. Ja nüüd ma kuulsin just tuttavate käest, kellel on hotell, et nende majutusreserveeringuid tühistatakse, sellepärast et nad ei saa tulla oma osariigist välja, ei saa kohasse tulla. Koha kohta on hästi pikalt räägitud, et piirid tehakse nagu turistidele lahti, et äkki tulevad otselennud kuni veebruarikuuni, kõik ootasid, kõik panid oma putkad püsti ja tulevad need turistid üle piiri, aga ei tule. Ja praegult, samas on väga naljakaid asju, et praegult toimub India ja Inglismaa vaheline kriketimatš. Kriket on siin väga oluline mäng ja